tere! Selle ülesande raames siis vaatame, kuidas kaldenurk mõjutab pinget. Selleks avame ülesande ja ühendame selle sille ära. Järgmisena kollase juhtmega ühendame peale päikesepaneeli ja ühendame siis A-sisendisse A- moodulisse ja A+ moodulisse ühendame siis enne paneeli. Nii. Järgmisena avame siis mõõteriista ja vaatame propertist igaks juhuks ja vaatame, et meil on vaja kahte parameetrit. Üks on siis valgustugevus ja teine on siis pinge. Nii, pingel siis vaatame maksimum on 5 volti ja division on siis 0,5 volti. Ja valgustugevusel siis maksimum 1300 ja division ehk siis 100. Siis vajutame nupu record ja võime selle panna ka natukene õige nurga alt ja hakata valgustugevust natukene suurendama. Ja päike järsku tuli välja ja saavutas oma maksimumväärtuse ja me näeme, kuidas kuigi valgustugevus on suurenenud, aga pinge jääb enam-vähem samasse suurusjärku, et ei toimu hüppelist tõusu. Ja kui me nüüd hakkame nurka vähendama, siis mingi hetk see punkt hakkab nüüd tagasi tulema. Kuigi valgustugevus jäi samaks, aga kaldenurk on väga muutunud, siis isegi kui me keerame ta nüüd maksimum peale, siis me näeme, et väärtus on ikka selline. Ja nüüd tekib mõni aeg hiljem väärtused ja mingi hetk toimub drastiline muutus. Ja nüüd sama graafik põhimõtteliselt, kus me vahetasime teljed, ehk siis valgustugevus on praktiliselt nullilähedane ja hakkame vaikselt suurendama selle väärtuse. Väärtus nüüd suurenes, saavutas oma enam-vähem maksimaalse väärtuse ja nüüd kuigi valgustugevus suureneb, siis pingeväärtus ei suurene ja jääb oma siin 4 voldi, 5 voldi juurde. Ja kuna siin on veel taustavalgustus, siis täitsa nullid ei jookse. Aga kui teha täiesti pimedas ruumis, siis on võimalik ka väärtust praktiliselt nulli jääda.